kliimasaadikud ja siis on kliimakogu. Mis vahe nendel asjadel on? Päris hea küsimus, et kliimasaadikud ja kliimakogu, need on kaks osa ühest asjast, aga neil on erinevad rollid. Et kliimasaadikud, need on need noored, see siukene tiim, kes tegeleb informatsiooniga, et nad käivad läbi meie koolitusi ja nad õpivad ja siis nad jagavad oma kogemusi teistega. Ja kliimakogu ongi need noored, kes saavad seda infot kliimasaadikutest, et need on kaks detaile, et kliimasaadikute töö ongi see õpetamine, infot jagamine ja kliimakogu ongi need noored, kes tulevad ja siis teevad otsusi. Ja kliimasaadikutega, see on nagu lennuk, et kliimasaadikud on see tee, kus lennuk hakkab sõitma, et nad prepivad seda tausta selleks, et kliimakogul oleks hästi töötada. Ja kui lennuk juba lendab ära nagu praegu, siis kliimasaadikud ongi see saba, mis on lennuki taga, et nad ikka jagavad infot, oma muljeid ja õpivad ja et tegelikult see on siukene infomulli, mis aitab inimestele teada, et midagi juhtus ja see, mis juhtus, on väga-väga oluline. Kas kõik osalenud noored said aru oma vastutusest, et tegelikult nad saavadki tulevikku muuta? Oi, see on veel üks väga tore küsimus. Tegelikult ma ise töötasin ainult väikese gruppiga ja ma olin 3 päeva kliimakogus ja ma olin ühe ja sama grupiga. Ja need, kes olid minu grupis, nad said täiesti aru, aga ütlen niimoodi, et mitte kohe, sest Ida-Virumaal, see on üks asi, miks ma osalen selles projektis. Ida-Virumaal inimesed vahepeal ei usu sellesse, et nad saavad midagi muuta. Võib-olla see on siukene mentaliteet, mis oli kasvatanud aastatega, põlvkondadega. Ja mina ise tean, kuidas see toimub, ma ise olen Ida-Virumaalt. Aga see kliimakogu ajal oli väga põnev näha, kuidas iga tunniga inimesed muutuvad ja noored mingi hetk küsivad, kuulge, aga tegelikult see loeb. Mida ma ütlen, see loeb ja me ütleme, vau, kutsuge veel. Et see on tore, et esialgu võib-olla nad ei usunud sellesse, aga lõpuks oli näha, et nad olid väga inspireeritud. Vähemalt need, kellega ma isiklikult suhtlusin, aga loodetavasti teised ka. Et siis niimoodi võibki öelda, et rahvakogu ongi see meede, mille abil on võimalik suurendada inimeste enda vastutust nii oma kodukoha kui oma planeedi ees. Ma ütlen ja. Ja ma ütlen ja mitte sellepärast, et ma usun, ma ütlen ja sellepärast, et see kliimakogu seda mulle õpetas. See kliimakogu õpetas mind, et esialgu ma olin natukene skeptiline, sest ma lihtsalt tean, et inimesed Ida-Virumaal on hästi konservatiivsed ja vahepeal nad ei usu sellesse, et midagi võib muuta. Aga on väga oluline seletada neile, kogu aeg tuletada nendele meelde, et kuulge, teie arvamus loeb ja olla vait. Et inimesed on nii harjunud, et keegi räägib nende eest kogu aeg. Aga see oli väga tore kogemus nende jaoks ja oli näha, et neil oli raske. See oli raske, aga see oli väga tore kogemus kõikidele, isegi osalejatele ja organisaatorile, et õpetada inimesi seda vastutuse. Ja vastutus on väga raske enda peale võtta ja seda on väga näha ka. Aga need, kes võtsid enda peale vastutuse, ma olen hästi kindel, et see on esimene samm mingi suuremale asjale, mis võib teha seda maailma paremaks. Kas selles protsessis juhtus midagi veel, mis on loonud sus mingeid mõtteid, mida sa tahaksid teistele veel välja öelda? Jaa, on.
ma proovin selle öelda, see on, tegelikult see on juba teine, nagu see on, ma jätkan seda mõtet. Oli väga äge näha, et ma lihtsalt, noh, me rääkisime asjadest ja oli näha, et esialgu inimesed, noh, osalejad olid natukene kinnised ja siis mingi hetk tuli siukene so-called rumal küsimus, aga mida me üldse peame tegema? Ja see oli teisel päeval. Ja need, kes olid juba kursis, nad olid natukene vaid ja oli näha, et nad nagu natukene oli pinges, sest noh, see on väga rumal küsimus. Aga see moment, kus ma ütlesin, et kuule, väga tore küsimus, aitäh, et küsisid ja ma seletasin veel kord, ma nägin, et see aitas neile loobuda sellest kartmisest, et kui sa küsid rumalaid küsimusi, siis on tore, sest seal on nagunii mingi veel üks vähemalt inimene, kes ka ei saa aru. Kui sina ei saa millestki aru, see ei tähenda, et sina oled ainukene. Meie kliimakogu oli õige koht ja meil olid õiged inimesed, kes sellega tegutsesid. Et suur aitäh kliimakogule, et te andsite mulle niisuguse võimaluse osaleda ja nagu uskuda oma kogemusest sellesse, et Ida-Virumaa inimesed on võimelised olla julged ja see andis mulle motivatsiooni juurde jääda Ida-Virumaasse ja töötada inimestega. Suur aitäh!